Meie juurde tuleb nüüd ka Saku Sportingu ründaja Emma Treiberg. Tere, Emma! No räägi, eelmise aasta juulist saati vist ei ole sind ju väljakul tegelikult nähtud. Täna tulid, ma ütlesin 80 minutit. Võib-olla esiteks küsingi sinult, kuidas su tervislik seis on? Mis sul üldse juulis seal täpsemalt juhtus? Kuidas vahepealne aeg möödunud on ja mis on praegune seis? Rootsis olles läks mul põlv siis üle sirutusse ja siis ma otsustasin koju tulla, kui veel 4 mängu oli mängida jäänud. Sain põlve enam-vähem korda ja hakkas uus hooaja ettevalmistus ja siis hakkas teise jala reis tunda andma, nii et ei ole saanud head treeningrütmi hoida ja nüüd siis sain esimesed minutid ja 1,5 nädalat olen saanud siis normaalset trenni teha, kus saab spurtida ja päriselt palli lüüa. Kuidas sa ennast väljakul täna tundsid? Tegelikult sellist päris mõnusat sellist madistamist Flora kaitsetega oli sul ju omajagu? Jah, aga eks on paljud asjad, millega ei saa individuaalselt ka rahul olla, et eks kui oled pikalt olnud eemal ja pole neid mänguminuteid all, siis põhiasi, mis sa saadki teha, on matistada ja anda endast maksimumi ja joosta. Eks see tehniline pool ja kõik sellised asjad tulevad ajaga jälle paremaks lähevad, nii et jah, täna niimoodi. Kui sa võrdled nüüd natukene eelmise hooaja Florat, selle hooaja Florat, eelmisel aastal ju täpselt sama tulemusega lõppes superkarika finaal, siis mille poolest nad võib-olla erinevad? On nüüd mingisugused suured erinevused, mis hakkavad kohe silma? No ma arvan ikkagi, et kuna neil on mõningad mängijad lahkunud ja neil on noori mängijaid, siis paratamatult nagu ka meil võtab see noorte peale tulemine ja harjumine uue keskkonnaga aega. Ja kindlasti see on see koht mõlemal tiimil, mis ühelt poolt on hea, et noored tulevad, aga teiselt poolt see vajab harjumist kõigi jaoks. Ehk siis ma arvan, et nad on endiselt väga tugev tiim, aga ma leian, et neil on neid haavatavaid kohti rohkem võrreldes eelmise aastaga. On seal mingisugune natukene mentaalne plokk ka sees, sest sa ise küll eelmisest hooajast osa ei olnud Sportingu juures, aga tegelikult 7 mängu järjest vist ei ole ju Sporting suutnud Flora nüüd väravatki lüüa. On seal võib-olla mingisugune aukartuse faktor ka mängus või seda sa ei tunneta? Mina isiklikult mitte, aga noored kindlasti ja loomulikult osadel oli esimene suur mäng ja neil on närv sees ja see käibki asja juurde. Aga mina isiklikult ei tunneta mingit aukartust, aga mentaalselt kindlasti see mõjutab, kui sa oled lähedal ja jälle, et kogu aeg sa siiski paratamatult ebaõnnestud ja sa lased endale lüüa individuaalsete vigade pealt väravaid, mis on jalgpalli osa ja mis juhtub, aga lihtsalt Flora vastu paratamatult on läinud nii, et 7 mängu järjest jääb see asi nagu väga-väga detailidesse, et kui sa ei saa paratamatult lasta endale mingisuguseid teatuid vigu sisse, sest siis sa kaotadki 7 mängu järjest. Lõpetuseks sinu enda tulevikuplaanide kohta. Eelmisel aastal käisid välismaal. On nüüd sul üks silm piilub ka endiselt välismaa poole, plaanid seda terve hooaja Eestis mängida, kuidas sul praegu tunne on? No eks tegelikult naisjalgpallurina on selles mõttes raske, et tekib muu elu ja mul on töökoht ja omad asjad, et selles mõttes see välismaale minemine. Mul on hea meel, et ma sain selle kogemuse ja mul on nagu linnuke kirjas, et veel kord minna oleks minu jaoks väga-väga raske otsus ja vajaks ikka nagu head pakkumist. Olgu, aitäh sulle ja edu uueks hooajaks!